Kutsun siia, meil oli väike vangerdus, vahetasime Arti ja Tarvi välja, sest Tarvi peab minema Kolgakülla õhtuks. Ja homme on tulemas Kalasadamate päev sellel samal väga tähtsal militaarobjektil, mis on siis Hara Suurpea baas ja see on nii Robert rääkis sellest ja rääkis ka Frank Lukk, et Ain Tähiste 29 objekti seas üks on kahtlemata see hiigelkompleks ja tükike sellest hiigelkompleksist on siis Hara sadama käes ja see tähendab siis 1 kilomeeter või veidi peale mõõtes Tende näiteks meres, eks ju. Et Tarvi, jah. Aitäh kutsumast. Natuke ootamatu on sellepärast, et ma oma taustalt ei ole üldse selline militaartaustaga, aga elu on nagu, ma olen sealt lähedalt pärit ja elu on nagu sinna sadama juures nagu olnud ja seal me oleme nagu toimetanud. Et puht nagu pooljuhuslikult on nagu meie kätte sattunud. Ja võib-olla ma räägin siis lühidalt sellest, paljud kindlasti teavad, aga ma lühidalt võib-olla sellest baasist natukene räägin, et kuidas siit nüüd järgmine pilt tuleb. Ma seda pilti te nägite, ütleme, palju neid pilte ei ole, mis ütleme tollest ajast on nagu säilinud. Et me suutsime leida leitnant Zaitsevi, kes oli seal pildistaja ja tema kogust on mõned pildid nagu säilinud. Et tol ajal ütleme, see nõukaajal see pildi tegemine üldse suur selline väljakutse. Ja seal kandis üldse, ütleme, piiritsoon ja nii edasi, et neid pilte väga ei tehtud, et mõned pildid on ja see pildinäitus on meil täna ka veel üleval. Mul on siin mõned pildid, see on nüüd kuskil 90ndate keskel, kus on säilinud veel tornid ja metall tänaseks on, ütleme siis Eesti aja alguses, ütleme siis kõik võimalik metall korjati sealt kokku, et seal merepõhjas ja seal stendidel oli väga palju metalli, et see viidi kõik kokku ostu. Et seal oli nagu mitu aastat suur selline metallitööstus, kus põletati kaableid ja keevitati ja möllati, et siis peaks üks pilt olema veel sellistest, seal oli selline väiksem raudtee, kuhu siis laev läks kinni ja seal merepõhjas olid erinevad andurid, kus siis saadi erinevat informatsiooni, et põhiliselt seal siis demagnetiseeriti ja uuriti erinevaid füüsikalisi välju, et ta pigem oli selline, ta ei olnud militaarne, ta pigem oli selline uurimisrajatis. Huvitav on see, et teda kutsuti nagu stendiks, et meie kutsume teda sadamaks, aga tegelikult ta on stend, et mõõtmed on natukene nagu sellised üle võlli. Siin nende kahe muuli vahel on kuskil 8 meetrit vett, mis on praktiliselt 3-korrulise maja kõrgus või siis sügavus. Ehk ütleme nii, et väga nagu äärmuslik ehitis, mis on nagu merde ehitatud puidust kastide peale, pealmine osa on betoonist ja vasakul pool on siis avameri ehk sellest müürist sügiseti põhjatorm ajab laine nagu rahulikult üle, et seal on nagu meeletud jõud. See on nüüd selle elektrijaama sisepilt. Meil oli renoveeritud see jaam ja me saime Meremuuseumist Juminda miinilahingu näituse sinna. Panime uued aknad, katuse, uksed, trepid. Siin isegi seal põrandas olid, kus on näha sellised väiksed ruudud, et seal on tegelikult laevade pildid, mis osalesid Juminda miinilahingus.
üks 2 aastat tagasi siis see kukkus merde enam-vähem samal ajal, kui Juminda miinilahing juhtus, huvitavalt. Et selline huvitav moment ja see varing kestis umbes 4 sekundit ja siis tuul puhus selle tolmu laiali ja nagu poleks olnudki. Et selles mõttes oli nagu huvitav lugu. Aga me renoveerisime seda umbes 2 aastat. Enamus seal kogutud rahast läks sinna ja sellest jätkus nagu paariks sekundiks. Ehk see rajatis on nagu selline linnulennult. Üks huvitav moment on veel see, et enne koroonat, kui me nüüd räägime turismist, eks ju, siis enne koroonat külastas seda rajatist umbes 90% olid välismaalased. Ehk välismaalaste hulgast oli populaarne. Ja ma isegi ei oska praegu meenutada, mis riigist inimesi olnud, et kõikidelt kontinentidelt ja enamus riikidest, kui me küsisime ja tegime uuringuid, et kus siis nagu inimesed pärit on, kuidas nad siia sattusid, siis oli neid sealt nagu igalt poolt. Ma vaatan, mis pilt siin veel. Okei. Et siin ta nagu, ma arvan, et see on kuskil 2000. aastate pilt. Ja mis üks pilt on veel või? Jah, ja siis talvepilt on, see on tehtud kuskil ka 2000 pluss miinus seal. Ja kuidas, ütleme niimoodi, et kuna ta on selline hea rajatis merel ja merekaitseks, siis me avastasime või leidsime, et ta on nagu hea sellisest väikesadamaks teha. Ja siis, kui me riigiasutustega hakkasime suhtlema, et tahaks nagu sellise väikesadama teha ja midagi sellist, siis vaadati nagu need võimalused üle ja tol ajal oli ainuke võimalus taastada esialgne funktsioon. Aga meil erilist huvi nagu allveelaevadega tegeleda ei olnud ja võimekust ka, aga õnneks elu läks edasi ja arenes, et me leidsime sellise variandi, et me saime selle väikesadama seal varjus ikkagi ära teha. Ja lühidalt selline lugu. Täna ma arvan, et me suudame juuniks osa sellest näitusest taastada lisaks. Ja me oleme osa sildasid seal taastanud ja mõtleme praegu, kuidas ja kuhu me võiks selle Juminda näituse uuesti nagu teha. Et lühidalt selline lugu. Tahab keegi küsida midagi? Ja. Ma väga tänan ettekande eest. Ma vabandan, et ma nii palju küsimusi küsin, aga mul on tõesti, kas ma sain õigesti aru, et see sügavus seal on 800 meetrit? 8. Ma kuulsin valesti lihtsalt ja ma tahtsin selle kohe üle küsida. Stendide pikkus 800. Jah, stendide pikkus on seal kuskil... Ei, rohkem. Seal on, ütleme, see põhi- ja lõunastend on kuskil 800 meetri juures. Ei, ta selles mõttes ei mahtunud, et see stend jäi 80-ndatel jäi väikseks ja siis ehitati Haralahte siis stend, kus siis kõik need laevad said olenemata suurusest nagu siis katsetusi teha, et oli nagu sellise tüübikinnituse lahte, kus pärast tehast tulid laevad ja said enda tüübikinnituse. Ja siis ütleme niimoodi, et seda sõitu, kuna ma seal ise elasin, siis seda sõitu oli seal laevade poolt nii palju erinevate ristlejate poolt, et iga päev rannas ei olnudki võimalik olla, kuna lainetus oli nii suur. Ja kivid olid märjad ja ei tahtki nagu minna. Ma mäletan, et mingi aeg tagasi muinsuskaitse arhitektuuri ekspertnõukogus oli kuskil esituses allveefilm nendest puitrajatistest nende all. Ega seal midagi muutunud ei ole ja kas on oht, et kogu see kupatus siin ükskord kukub märre või?
kes seda oskab öelda, oht on alati. Ütleme niimoodi, et me pärast seda varingut tegime uue nagu hinnangu, uue uuringu. See põhimuul koosneb 3 eraldi seisvast kastist, mille peale siis on betoon valatud. See keskmine osa ilmselt püsib kaua, kuigi selle hoone koha peal see väline müür kadus ka ära ja ta seda keskmist osa nüüd natukene nagu mudib see meri seal. Keskmised kastid on terved, need on kive täis, seal on betoon peal, et see tundub nagu okei. Ütleme, see, mis mere pool on, seal on palgid nagu ära vajunud, eks ju, et seal võib olla, et see müür mingi hetk kaob ära, eks ju. Ja me oleme mõtisklenud, et isegi kui me oleks teadnud või aimanud, et varsti hakkab see maja sealt nagu minema, et mida me siis nagu teha oleks saanud. Et ma isegi ei kujuta ette, mis tehnoloogia või mis see siis oleks võinud olla, et kui keegi oleks öeldud, et kuulge, et 6 kuu pärast nüüd see maja kaob ära, eks ju, et tehke midagi. Ma ei tea. See oli lõunatuul, eks ju? See oli kõva lõunatuul ja see oli purjepind ja selles mõttes oli seal ikkagi vesi siin samas basseinis nagu vahutas. Laine suureks ei lähe, aga tuul oli kõva. Täiesti valest suunast? Nojah, aga ütleme niimoodi, et see juhtus pühapäeval, kui me nüüd sellest hoonest räägime, see pühapäeval juhtus ja laupäeval ma korjasin igaks juhuks veel projektorid ja ekraanid kokku. Tegin paar pilti ja. Mind on alati huvitanud, kas selle saare peal, mis seal kõrval on, kas seal on ka mingid kaitserajatised olemas? Kui te teate? Minu teada ei ole kaitserajatised, seal on Eesti-aegne küla olnud peal. Kilutehas. Ja seal oli pigem üks mõisaaegne puhkekodu ja seal oli Tallinna kilude startup. Aga küll, kuna ta oli osa Lahemaa rahvuspargist, et siis teda kaartide peal ei olnud kogu seda kompleksi, et nõukogude aegsete Lahemaa kaartide peal Harasaar puudus. Ja see militaarrajatis on puus ka. Ja.